Ja nüüd oleme väljumas täiesti huvitavast bussist. Tervist, Andres Laur! Tere! Tõhela külaseltsi juhatuse liige olete ja tulete Tõhela külast Tõstamaalt. Kuidas sellise bussikultse kohale siia jõudsite ja millega on tegu? No väga mugav sõit oli. Sõitsime üle 2,5 tunni, mingid piperusi ei esinenud, olid mõningad metsapeatused, väikene remont, tähendab selles mõttes, et vett tuli juurde lisada. See käik sellise asja juurde kõik. Kes sellises autosega hakkama sai? Me näeme siin T-kuut. No tegelikult on ta seisnud meil juba üle 10 aasta. Majandite lagunemisega jäi ta seisma, ta ei või kasutatud. Ja külaselts on heaks traditsiooniks saanud korraldada ekskursioone igal aastal. Ja me 4 aastat oleme käinud rendibussidega seda tegemas. Ja sel ajal juba, kui esimene sõit oli, tekkis mõte, et me võiks ju enda bussi ära remontida. No, tänapäeval ju Eestis kõik tahavad uhkemad autod ja läikimamad. Kuidas te siis suutsite veenda külaelanikke, et nüüd oleks vaja see vana buss üles lüüa ja kas tee pealt välja ei puksita maantee peal? Ei, mitte sugugi. See tekitab tee peal pigem elevust ja rõõmu. Eriti kui näha on sees pioneerirätikuga noormehi. No loomulikult, sellepärast, et ka koos bussiga me tahtsime terve ajastu kaasa tuua. Sest me läheme ikkagi ajast praegu 30-20 aastat tagasi. Ja võiks veel seda öelda, et Mercedes suudab iga mees osta, aga sellist bussi on vähestel. Kelle sellise uunikumi te siis endale saite? No see oli Tõstamaa sovhoosi lagunemisel tekkis. Kas selle remontimine tekitas ka sellist elevust, et inimesed kõik üheskoos hakkasid sellega tegelema ja kuidagi ühendab ka inimesi või miks te üldse selliseid projekte teete, ette võtate? No loomulikult see idee saigi ainult selle ajal toeks, et meid on nii palju ja kõikidel oli see asi pakkus väga suurt huvi. Ma arvan, et selle bussi remondi juures on ligemale 20 inimest oma panuse andnud ja oma osa. Ma sain aru, et käisite juba siis ekskursioonireisil Hiiumaal. Kuidas see reis sujus? Jah, esimene sõit meil oligi Hiiumaale. Tegelikult oli kõige esimene sõit meie külast Pärnusse ülevaatusele. Muidugi saime 20 kilomeetrit sõita, siis läks vesi keema, siis seisime tund aega, jahutasime maha, sõitsime edasi. Ülevaatuse läbisime väga edukalt, tulime tagasi, toimus uus remont, vahetasime radiaatori ära ja käisime Hiiumaal. Hiiumaal olime 2 päeva, tegime ringi peale, sõitsime ligemale 500 kilomeetrit ilma viperusteta. Nii et ülevaatuse saamiseks ei pidanud midagi erilist tegema ega altkäemaksu kellelegi maksma? Jah, ei, meil ei olnudki seda mõtet, sellepärast, et see buss vastab ikkagi praegu tehnilistele tingimustele ja kõikidele nõuetele. Tegelikult on need nõuded, need, mis olid 30 aastat tagasi, tuled pidid põlema, pidurid pidid olema, roolivärk on korras. Ja nüüd tulete... ütleme nii. Jah, see kuulub ikka asja juurde. Ja teie kui kõige targem siis oletegi nüüd selle bussirooli riskinud istuda? No antud momendil on praegu minul jah bussiload, aga küla peal on meil kindlasti ka teistel. Aga võib-olla räägiks sellest bussi ajaloost natukene. Tähendab, see buss sai alguse sellisest veoautost. See veoauto on Kass 51. See nüüd küll väga ei meenuta seda bussi? Ei meenuta, jah. See oli aastal 1961. Siis läks aega üle 10 aasta, kuni aastani 1972. Võeti see auto, pandi talle lauakoorem peale ja sõideti Tartu tehasesse. Ja siis väljuski sellise kujuga buss. Nüüd ta on ennem taastamist nägi ta välja selline. Tähendab, kõigil sellel bussil on sama alusraam, sama mootor, samad rattad. On eemaldatud ainult kabiinekast, sest vanasti reisite kastis, oli tent peal. Aga see oli ebamugav, sest praegu on ju palju mugavam sellise bussiga sõita. Tuul ei puhu, elektrilised klaasipühkijad, kunstnahast istmed. Mida te veel tahate? Transistorit sooviks ka? No jah, me oleme kaasaegse raadio pand. Nii et ikkagi on muusika täiesti olemas, et reisiseltskonnal ei hakka iga. No, mingil määral on ta ikkagi sümbioos, eks ole, vanast ajast ja kaasajast. Selles mõttes, et see vana aeg ikkagi rakendada enda kasuks ära. Nii et mis on nüüd teil plaanis täna selle bussiga Tallinna vallutuse retke jooksul teha? No kindlasti soovime kaubamajja minna. See on ikkagi üks suur koht ja asi, mida tasub ikka püüelda. Parklasse, kaubamäe parklasse? Jah, sõidame parklast läbi. Siis loomaaed, miks mitte, eks? Arvate, et pioneerid ja komnoored lastakse sinna sisse? Me arvame need, sest paljud ei olegi saanud ju. Ei olnudki ennem seda võimalust ju. Ei olnud ju bussi, ei olnud transpordivahendit. Jala ei hakka ju ometi keegi tulema. Tahakski nüüd teada, kuidas sõit oli?
kõige väiksemad mehed võib-olla ütlevad, kuidas sulle sõit meeldis? Ei, vist väiksele mehele ei meeldi. Ei, sõit oli väga tore. Kas sa kunagi üldse oled niisuguse ajastu bussiga sõitnud varem või see oli sinu jaoks esmakordne kogemus? Kas ise ka käes vaid külge panna, kui selle bussi renoveerimisega oli tegu? Ei, renoveerimisele kätt külge ei jõudnud panna, aga esimest korda sõitsin, jah. Ning ma arvan, et ma lähen järgmise poisi juurde. Ma arvan, et sina olid küll esimest korda pioneeriretiga. Tõsi. Kas see buss ja pioneerirett kuidagi sobivad eriliselt kokku? Jaa, väga põhjalikult sobivad nad kokku, aga sellest võib-olla hiljem räägiks. Et tekkis õige meelolu, mul on küll tunne. Oi, ja siin me näeme rahvamalevlast. Ma saan aru, et te polegi vahepeal silti seljast ära saanud, et seal Tõhela külas võib-olla ongi veel sellised riietused moes. Ikka, keegi peab seda hullukarra ohjama ka ju. On teil mingi sõnum ka nüüd Tallinnast tulekuga seoses selle bussireisiga või? Ei, no kindlalt ei ole just, aga küll see välja kujuneb lõpuks. Ning ma näen väga ähvardava välimusega meesterahvast. Mul on tunne, et teil on ka kusagil mingisugune teistsugune transpordivahend või... Jah, aga... Ja ma näen, et ka sõit on nii äkiline olnud, et osa orden on rebenenud rinnas. Jah, ta lihtsalt see auto on nii kiire meil, et ta peab kihutama sinna. Ühesõnaga, ma saan aru, et reis on olnud nii metsik, et rahvas on sellise ootusäreva, kuid veidi räsitud olemisega, et mis järgmiseks plaanis on? Kas teil on veel hulle plaane või? Või te püüate ka nagu Euroopa Liidus selliselt nagu eesrindlikult silma paista? No kindlasti see ongi eesrindlik saavutus, sest selle bussi ehitamine ja see eesmärk ei olnud mitte sellist bussi teha. Eesmärk oli lihtsalt see rahvas ja koostöö ja see vaim, sest selle bussi oleks võinud ka üksi remontida ära. Oli inimesi ka, kes ütlesid, et see on mõttetu projekt? Ma arvan, selliseid ei olnud. See oli vägagi mõttekas projekt, jah. Sest on enamus inimesi ikkagi mäletab ja on sellega sõitnud. Ma väga palju masinatest ei tea, aga mul väga oluline küsimus nüüd tuli meelde. Kui palju välja võtab? No täna proovisime ära, 95 ei olnud probleem. Aga muidugi see sõltub väga palju ilmastiku oludest. Kui tuul ikka vastu on, siis on visa minema. Ja kui mäest üles, siis peab keegi lükkama? No jah, tuleb aega varuda. Et ma saan aru, Tõhela valla külarahval ei ole tegelikult väga kiiret, et nad oskavad ka selliseid reise nautida. Ja loomulikult iga asja jaoks tuleb aega varuda. Igal juhul suur tänu, et tulite meile külla ja soovin teile väga suurepärast päeva Tallinnas. Võib-olla näitaks veel siiski seda silti, et täpsemad andmed leiaks miski kodulehe pealt, see on www.tohela.ee ja seal on ka pikemalt juttu meie toimetustest, külaseltsi elust, projektidest ja kogu... Jah, aitäh!